Meil on täna ainulaadne võimalus avanenud külastada linnahalli ka seestpoolt. Ja lähme sinna siis niimoodi hanereas vaikselt sisse minu järel ja saame seal olla kuskil 10 minutit arvestusega, et siis kes tahab istuda nendel toolidel, siis see on omal vastutusel, need on tohutult suure tolmu korra all, et seda ei paista nagu alguses välja, aga üldiselt on nad täiesti istutavad. Me oleme seal veidi aega, kus täna on meil siis veel üks ainukordne võimalus, nimelt on täna Guerilla-kino resident professor Serif Veibok laivis kohal. Ja pärast seda tuleme siis tagasi linnahalli katusele nautima täna õhtust filmi. Стран, невесомые, как воздух, и заманчивые, как звезды, и правдивые, как искренний обман. И все же счастье прикоснется к нам, счастье прикоснется к нам, бесценный дар, упавший в тишину. Тихо тронул струну. Тихо тронул струну. Этот миг приносишь ты ко мне на земной своей волне. Наступает мгновение, словно счастье озарения. Неужели это было лишь во сне? И все же счастье прикоснется к нам, счастье прикоснется к нам, бесценный дар, упавший в тишину. Тихо тронул струну. И все же счастье прикоснется к нам, счастье прикоснется к нам, счастье прикоснется к нам, бесценный дар, упавший в тишину. Originaalse arhitektuurilise lahenduse eest pälvisid rahvusvahelise arhitektide liidu presidendi kuldmedali ja ka NSV Liidu riikliku preemia autorid Raine Karp ja Riina Altmäe. 4200 istekohaga kontsertsaalis saab korraldada mitmesuguseid suurüritusi. Hoonete kompleksi algne nimetus oli Vladimir Iljitš Lenini nimeline kultuuri- ja spordipalee. See ei ole plaksutamise koht. Tallinna linnavalitsus
on teinud mitmeid katseid linnahalli tema soodsa asukoha tõttu müüa ja lammutada. – 2009. aastal kinnitas Tallinna linnavolikogu otsuse, et Tallinna linn linnahalli omanikuna annab ühele Ameerika firmale õiguse kasutada Tallinnas linnahalli all ja ümbruses olevaid kinnistuid eesmärgiga need renoveerida ja ka uusi ehitisi rajada. 1. jaanuarist 2010 kontserdihall suleti ning Tallinna linna aktsiaselts jätkas tegevust linnahalli ruumide rendile andjana. Ometi kõneluste ja läbirääkimiste lõppu näha ei ole. Ning nagu on selgunud, nimetatud Ameerika firma majandustegevuse kahtlaste nüansside tõttu on seadusorganid tundnud huvi ka mujal maailmas. Tallinna linnavalitsuse opositsiooni esindajad on korduvalt küsinud küsimusi, miks on linnahalli hooldamiseks eraldatud ligi $500 000 eurot. Ehk siis vanas vääringus 6,8 miljonit Eesti krooni. Kui rajatis on sisuliselt välismaistele investoritele kingitud. Sellised küsimused olid äärmiselt rumalad, kinnitab Tallinna abilinnapea Taavi Aas. Linnavolinikud peaksid ikka teadma, milliseid otsuseid on volikogu teinud ja mida mitte. Aas mainis, et läbirääkimised praegu käivad. Mingeid tähtaegu paika pandud ei ole, sest suhtlemine Ameerikas asuvate partneritega võtab aega. Tänavuses linnaeelarves linnahalli hoolduskuludeks mõeldud raha on Aasa sõnul ette nähtud selleks, et hoida rajatis praeguses seisukorras. Hoone on sisuliselt tühi, kuid soojus ja elektrivarustus ning muud kommunikatsioonid peavad siiski toimima. Linnahalli lammutada ei tohi. Aitäh! Guerrilla Kino.